Tere, mina olen Helen ja räägin teile täna Pangaliidesest, mis on loodud majandustarkvara Microsoft Dynamicsi jaoks. Tegemist on ühenduslüliga majandustarkvara Microsoft Dynamicsi ja suuremate Balti pankade vahel, nagu Swedbank, Luminor, SEB ja LHV. Pangaliides teeb maksete ja kontoväljavõtete vahetamise pangaga mugavaks, kiireks ja samas ka turvaliseks. Liides võimaldab teha maksed majandustarkvarast lahkumata ja näha maksete staatust reaalajas töölehelt. Samuti võimaldab Pangaliides kontoväljavõtete importi ning nende automaatset töötlemist. Pangaliidesel on 2 funktsionaalsust, mida lähtuvalt ettevõtte vajadusest saab kasutada kas koos või eraldi. Automaatne andmevahetus pangaga hõlmab maksete algatamist Dynamicsist ja online sõnumivahetus pankadega. Pangaliides abil saadetakse maksed panka otse majandustarkvarast. Kasutaja allkirjastab maksesõnumi, kasutades selleks siis kas ID-kaarti, Smart-ID-d või mobiili-ID-d, mis järel saadab Pangaliidese teenus info turvalist kanalit mööda panka. Kasutaja näeb infot maksestaatuse ja panga tagasiside kohta otse samalt töölehelt. Samuti võetakse vastu pangasõnumid eelmise päeva konto väljavõtete ja kontosaldode kohta, aga ka kontol toimunud tehinguteavitused, kui pangaga sõlmitud lepingud seda sisaldavad. Kuna suured ettevõtted algatavad päevas sadu või isegi tuhandeid makseid ning maksete failina panka saatmisega kaasnevad turvariskid ja samuti täiendav ajakulu, siis on Pangaliides see töövahend, mis aitab protsessi automatiseerida ning tagada turvaline andmevahetus. Teine Pangaliidese funktsionaalsus sisaldab kontoväljavõtete vastavusse viimist, mis oskab töödelda kõiki kontoväljavõttel olevaid tehinguid ning luua nende alusel vajalikud raamatupidamiskanded. Kasutaja tööks jääb vaid tulemuste kontroll ja kinnitamine. Vastavusse viimiseks kasutatakse eelnevalt defineeritud vastavusreegleid, mis on kergesti muudetavad vastavalt iga ettevõtte vajadustele. Reeglite kirjeldamisel saab kasutada kõiki tehingu kohta pangast edastatud andmeid nagu tehingutüüp, viitenumber, makseselgitus ja palju muud. Lisaks oskab Pangaliides teenustasu kirjete põhjal luua automaatseid kulukandeid töölehtedele, kasutades selleks eelseadistatud pearaamatukontosid ja dimensioone. Samuti oskab Pangaliides töödelda ka keerukamaid tehinguid nagu valuutatehinguid ja kaardimaksete laekumised. Sõltuvalt pangatehingute arvust võib kontoväljavõttel olevate tehingute majandustarkvaras kajastamisele kuluda suur osa raamatupidaja tööajast. Pangaliides aitab kokku hoida sellele kuluvat aega ning juhtida seda automaatselt. Aga vaatame Pangaliidest lähemalt. Pangaliides asub Dynamicsis eraldi moodulis. Jaotuse üldine alt leiame ettevõtte pangakontod, kontoväljavõtted, kontosaldod ja kõik sõnumivahetusega panka saadetud ja pangast saadud sõnumid koos detailandmetega. Jaotuses töölehed leiame erinevad töölehed, mida maksete tegemiseks kasutatakse. Makseid saame teha hankijamakse töölehelt või kliendimaksete töölehelt, aga ka pearaamatu töölehelt, kus näiteks saame teha ülekandeid oma kontode vahel või kolmandatele osapooltele, kelle andmed sisestame otse töölehe kirjetele. Jaotuses perioodilised ülesanded on võimalik seadistada automaatseid protsesse, mis hõlmavad kontoväljavõtete vastavusse viimist ja sulgemist, aga ka automaatse sõnumivahetuse käivitamist pankadega. Jaotuse häälestuse all määratakse ära sõnumivahetuse jaoks vajalikud seadistused, sealhulgas siis autentimiseks kasutatavad kliendisertifikaadid, ettevõtte kohased allkirjareeglid ja allkirjastajad, pangakanalid ja palju muud. Lisaks kirjeldatakse siin jaotuses ka ettevõtte spetsiifilised vastavusreeglid, mida kontoväljavõtte töötlemisel kasutatakse. Vaatame detailsemalt automaatse andmevahetuse funktsionaalsust ning teeme läbi maksete allkirjastamise ja maksesõnumi panka saatmise. Pangaliidese kaudu maksete koostamine toimub sarnaselt tavamaksetega. Erinevus on makseviiside seadistuses, mis Pangaliidese korral algatab loodud sõnumi allkirjastamise. Esmalt loome töölehe koos makseridadega ning veendume, et makseridadel on Pangaliidese seadistusega makseviis valitud. Samuti on oluline, et vastaskonto tüübiks on määratud pank
ning vastaskontoks valitub pangakonto, millelt makset teha soovitakse. Kui maksete töölehe read on loodud ja kontrollitud, saab algatada maksesõnumi koostamise, valides loo tasumised. Ühte sõnumisse lisatakse sama makseviisi ja sama kontoga makseread. Makse XML failid salvestatakse pangaliidese sõnumitesse ning algatatakse allkirjastamine vastavalt seadistatud reeglitele. Allkirja reeglites määratakse eelnevalt ära kohustuslike allkirjade arv sõnumitel. Samuti on võimalik seadistada reegleid eraldi igale pangakanalile, pangakontole ja ka sõnumitüübile. Avanenud vaheaknas saab määrata maksesõnumi allkirjastaja. Juhul, kui maksesõnumi koostaja on ka esimene allkirjastaja, algatatakse allkirjastamine siitsamast töölehe vormirealt. Kasutaja saab valida, kas allkirjastada makse ID-kaardi, mobiili-ID või Smart-ID-ga. Kasutaja tuvastamiseks on vaja sisestada PIN1 kood. Seejärel on võimalik vaadata üle makse, selle detailread ning makse allkirjastada, sisestades PIN2 koodi. Peale makse allkirjastamist, kui nõutud allkirjade arv on täis, saadetakse allkirjastatud makse automaatselt panka. Kui allkirjastajaid on mitu või kui allkirjastamine töölehelt mingil põhjusel katkeb, jätkub maksete allkirjastamine vormilt välja minevate sõnumite alt. Siin saab makseid allkirjastada, aga ka tagasi lükata. Tagasilükkamisel tuleb sisestada alati ka tagasilükkamise põhjendus, mis on nähtav ka makse töölehe realt. Samuti saab määrata maksele järgmist allkirjastajat. Maksele allkirjastaja määramisel saadetakse süsteemi kaudu makse kinnitajale meeldetuletus allkirja ootel maksesõnumi kohta. Kui makse on panka saadetud, uuendatakse töölehel makse staatuse olekut pangalt saadud vastuse alusel. Makse olekuks saab olla kas heaks kiidetud või tagasi lükatud. Peale andmete uuendamist on näha, et makse töölehe ridadel on makse olek muutunud heaks kiidetuks. Kui makse on tagasi lükatud, siis on makse töölehel alati vormil makse lisatud makse ebaõnnestumise kohta põhjendus. Tagasi lükatud makseridu saab korrigeerida ning uuesti panka saata. Kui makseread on panga poolt heaks kiidetud, saab makse töölehed sisestada, mis järel tekivad ka kanded pearaamatusse ja ostureskontrosse. Makse olekuks saab olla, kas ootab allkirjastamist, ootab saatmist või on saadetud staatusega. Ootab allkirjastamist tähendab, et makse vajab enne panka saatmist allkirjastamist. Ootab saatmist tähendab, et makse on küll allkirjastatud, kuid pole veel panka saadetud. Ning kui sõnum on panka välja saadetud, siis staatuseks on märgitud alati saadetud. Kõiki pangaliidese poolt koostatud sõnumeid saab hallata vormilt sõnumid. Sõnumid on jaotatud 3. Välja minevate sõnumite jaotuses kuvatakse allkirjastamist või panka saatmist ootavad sõnumid. Vastu võetud sõnumite all kuvatakse pangast saabunud sõnumid ning saadetud sõnumite jaotuses kuvatakse kõik panka saadetud sõnumid, kus näeme kõiki maksesõnumiga seotud detailseid andmeid, sealhulgas makse detailsed read, sõnumi üksikasjad, digitaalselt allkirjastatud digidokk konteiner ja ka allkirjastajad koos allkirjastamise kuupäeva ning kellaaegadega. Seega maksete loomist, allkirjastamist ja panka saatmist on võimalik teha Dynamicsist lahkumata. Kogu sõnumivahetusega seotud informatsioon jääb Dynamicsisse ning on igal hetkel kättesaadav. Koos allkirjastamise kuupäeva, kellaaja, makseridade ja sõnumi detailidega. Pangast imporditud kontoväljavõtted ja kontosaldod on leitavad pangaliidese mooduli jaotusest üldine.
Vaatame detailsemalt ka teist funktsionaalsust, mis on automaatne kontoväljavõtete vastavusse viimine. Nagu eelnevalt mainitud, on kontoväljavõtted leitavad jaotusest kontoväljavõtted. Kontoväljavõtted jõuavad Dynamicsisse kas läbi automaatse sõnumivahetuse või käsitsi importides. Kontoväljavõtte töötlemiseks käivitub automaatne vastavusse viimise protsess, kus vastavusreeglite alusel leitakse Dynamicsis juba loodud kanded tööleheread ja luuakse vastavus kontoväljavõttel olevate kannetega. Enamasti on nendeks hankijamaksete tööleheread. Seejärel luuakse puuduvad kanded töölehtedele, sealhulgas laekumise klientidelt, pangateenustasud ja muud. Vastavusse viimise käigus luuakse tasakaalustused samuti kliendi ja hankija avatud kannetega. Kui raamatupidaja tuleb hommikul tööle, ei pea ta kulutama aega kontoväljavõtte vastavusse viimiseks. Kogu vajaliku töötluse teeb ära tema eest pangaliides ning Dynamicsi kasutaja ülesandeks jääb vaid tulemuste kontrollimine ja kinnitamine. Vaatame ühte näidet lähemalt. Esmalt avame kontoväljavõtete loendi ning valime siit meid huvitava kontoväljavõtte. Kontoväljavõtte järjekorranumbril klõpsates avatakse väljavõtte read koos detailandmetega. Valikust vastavusse viimine saab avada vastavusse viimise töölehe vormi. Kuna automaatne protsess on pangast importitud kontoväljavõtte ära töödelnud, siis kasutajana jääb üle vaid tulemused üle vaadata. Vastavusse viimise töövormil on näha, millised kontoväljavõtte read on seotud Dynamicsis olemasolevate pangakannete ja tööleheridadega. Vastavusse viimise vormi vasakul pool kuvatakse kontoväljavõtte kirjad ning paremal pool sama kuupäeva ja pangakontoga seotud pearaamatu töölehekanded. Seda siis nii sisestatud kui sisestamata kannete kohta. Pearaamatu töölehe kirjete pool jaguneb omakorda 2 osaks. Ülemises osas on saadaolevad kanded, kus siis kuvatakse pangakontole tehtud kandeid väljavõtte kuupäevaga, kuid mis ei ole veel ühegi kontoväljavõtte kirjaga vastavusse viidud. Alumises osas seotud kannete vormil näeme kandeid, millega on seotud vormi vasakul pool märgitud kontoväljavõtte kirja. Kontoväljavõtte töötlemise käigus uuendatakse infot veergudes kontotüüp ja konto, mis vastavusse viimise käigus täidetakse tehingu vastaspoole Dynamicsi tunnustega. Kasutaja kontrollib üle, kas kõik kontoväljavõtte read on vastavusse viidud ning kas uutele töölehtedele loodud kanded on korrektsed. Juhul, kui mõni kontoväljavõtte rida on vastavusse viimata, saab seda näha valides ainult vastavusse viimata. Antud hetkel ühtegi vastavusse viimata rida ei ole. Juhul, kui töötluse käigus loodi automaatselt tasakaalustused avatud arvetega, siis on kontoväljavõtte real täidetud märkeruut tasakaalustused ja loetelu saab avada rea kohal asuva nupu tasakaalustused abil. Juhul, kui töötlemise käigus on loodud uued töölehed, näeme neid valikust töölehed. Antud näite puhul näeme konkreetse kontoväljavõtte töötlemise käigus on loodud mitu töölehte, sealhulgas näiteks on pangateenustasud kantud pearaamatu töölehele. Samuti on töötlemise käigus loodud eraldi kliendi laekumiste tööleht, kliendi ettemaksete tööleht ja hankijalt tagasimakse kohta tööleht. Lisaks kuvatakse vastavusse viimise vormi parempoolses servas seostuv teave, kus on toodud kontoväljavõtte ja majandustarkvara saldod. Kui kõik kontoväljavõttega seotud kanded on sisestatud Dynamicsisse, siis on kontoväljavõttel päeva algsaldo võrdne süsteemi algsaldoga ja töötlemise sisestamise järel lõppsaldo võrdne süsteemi lõppsaldoga. Seejärel saab kontoväljavõtte sulgeda. Kontoväljavõtte sulgemisel saab esmalt kontrollida, kas kõik kontoväljavõtte read on pearaamatu kannetega vastavusse viidud. Selleks tuleb valida töölehe realt kontrolli. Kuna antud näite kohta on meil veel automaatselt loodud töölehed sisestamata,
siis saame ka sellekohase veateate. Kui kontrollimine on edukas, saab kontoväljavõtte sulgeda, valides ülevalt menüüst Sule. Kontoväljavõtet saab sulgeda vaid siis, kui kõik väljavõtteread on vastavusse viidud ning saldo pangas klapib Dynamicsi saldoga. Samuti on võimalik juba loodud vastavusse viimise seosed tühistada, kas siis reapõhiselt või kontoväljavõtte tasemel, ning teha vastavusse viimine uuesti. Vastavusse viimist saab käsitsi teha samamoodi kas reapõhiselt, valides rea automaatne vastavusse viimine või kogu kontoväljavõtte automaatne vastavusse viimine. Nagu öeldud, kasutatakse vastavusse viimisel eelnevalt seadistatud vastavusreegleid. Reeglites määratakse ära, milliste kriteeriumite alusel kontoväljavõtte ridu töödeldakse, vastavused leitakse ning uued töölehekanded luuakse. Reegleid saab olla mitmeid ning erinevate pangakontode töötlemiseks saab kasutada erinevaid reegleid, juhul kui tehingute ja kannete sisu kontode lõikes on väga erinev. Kokkuvõtvalt võib öelda, et pangaliides teeb maksete ja kontoväljavõtete vahetamise pangaga mugavaks, kiireks ja turvaliseks. Liidese abil saab teha makseid majandustarkvarast lahkumata ja näha nende staatust reaalajas Dynamicsis, mis tagab ettevõtetele rahade parema ülevaate ja kontrolli otse majandustarkvarast. Samuti sisaldab pangaliides kontoväljavõtete automaatset töötlemist. Kontoväljavõtetel sisalduvad tehingud viiakse vastavusse ilma kasutaja käsitööta. Seega pangaliides loob täiendava võimaluse ettevõtte protsesside automatiseerimiseks, mis siiani on puudunud Dynamicsi standardfunktsionaalsusest. Aitäh kuulamast!